Head kuuled ja nüüd läheme jutujärjega ära Hiiumaale. Ümber Kärdla keskväljaku on erinevates asutustes välja pandud üks tore näitus pealkirjaga Rõõmuosakond. Ja meil on nüüd telefonil Toomas Kokovkin, tere kena keskpäeva. Tere päevast. Kas ma võin teie kohta öelda siis, et nagu osakonna juhataja või? Ei, osakonna kõnemees. Aha, no kõlab ka hästi. Mis asi on Rõõmuosakond? No, nii nagu te juba ütlesite, Rõõmuosakond on praegu suvel avatud suur näitus, mis on Kärdlas ümber keskväljaku, erinevates asutustes, pankades, kontorites, poodides. Hiiumaa kunstnikud on oma tööd kas ühe või mitme kaupa välja toonud ja siis on tähistatud sellise vastava embleemiga, nii et ja meil on ka kaart, mida turist või külastaja saab kätte võtta, et siis liikuda mööda meie kunsti, mööda meie asutusi ümber keskväljaku. No ma ei tea nüüd täpselt palju neid asutusi teil seal ümber keskväljaku on, aga kas kõik, kellel te sellise ettepaneku tegid, olid ka kohe nõus või võtsid mõtlemise aega ka, et hakkab meil siin tuhandete kaupa käima neid kunstihuvilisi ja põhitööd ei saa üldse teha ja... Oli erinevaid variante. Mõni oli kohe nõus, mõni natuke mõtles, mõni küsis Tallinna kontorist luba ja seda luba ei saanud. Ongi nii. Ka sellised variante on, jaa. Nii et variandid on erinevad, aga üldiselt on asi positiivne ja oligi pankades, täna käisin ise vaatamas hommikul, küsid, kas tulite panka või näitust vaatama. Et rahvas käib vaatamas ka. No kas oli see kuidagi seotud ka sellega, et enne uuriti ka, et mis kunst see tuleb ja võib-olla äkki te pakkusite valele asutusele valet kunsti? ei, ma arvan, et sellist, tegelikult oli see ikkagi kunstnike põhine, et kes kuhu tahaks oma töö panna, kuhu sinu töö sinu arust sobib, seda pidi see käis. Ja meie see Hiiumaa loovisikute ühendus nimega HIKU, selle ümber see asi kõik on, liikmeid on seal meil 20, aga me oleme kutsunud ka väljaspoolt, et mitte väljaspoolt mandrilt, vaid väljaspoolt ühingut, et tulge ja pange oma kunsti välja. No iseenesest on ju see väga väärt idee, teil on seal neid kunstinäitamise kohti ju päris galeriide näol ikka ka, aga see, et ühes asutuses võiks ju ka kunsti olla ja inimene võiks ka sinna niisama sisse astuda seda näitust töid vaatama, et tegelikult mõte väga väärt. Just sellel on ka, mitu sellist mõtet seal taustaks, et esiteks on see, et tahaks nagu spontaansem natukene olla, eks, et ei pea kogu aeg olema kunstisaalis ja väga kinni mingisuguses klassikalises mudelis. Aga teine asi on see, et ega siis sinna kunstisaalis ikkagi tavaliselt inimene eriti ei tule ka. Niisugune inimene, kes rohkem võib-olla poes ja pangas käib, aga kunstisaali ei tule, et siis nagu astuda sammu lähemale. No ja lisaks selle Rõõmuosakonnale on teil seal üks galerii veel tekkinud, 4 nurga galerii. Kust kandist me seda peaksime otsima? Nurga taga. 1/4. See on samas majas, kus on meil vallavalitsus, Kärdla linnavalitsus endine, nüüd Hiiu vallavalitsus, samas majas nurga taga. See kinnisvarafirma, kelle maja see on, see oli niivõrd kunstisõbralik, andis meile soodsatel tingimustel ühe tühja ruumi ja see ruum sobis väga hästi. Meil on selline aktiivne kunstnike pere Kalli ja Valev Sein, kes võtsid põhiliselt selle enda kanda, tegid ruumid korda ja igatahes, aga see ei tähenda, nüüd see on esimene sellelaadne galerii Hiiumaal, see tähendab seda, kus on korraga müük ja väljanäitus. Nii et see tavaliselt on lihtsalt näitus, aga see tähendab ikkagi kohta, kus kunsti müüakse, saab osta ja võib-olla saab head muusikat kuulata ja tassi kohvi juua, niisugune nagu jälle mõnusa olemise koht. Üldse me Hiiumaal tahame nagu sellist kvaliteetsema ja parema maitsekama suuna võtta ja nii et see on üks suuna näitajatest. Ma kujutan ette, et siis kui Rõõmuosakond sügisel võib-olla paneb ukseid kinni, siis 4 nurga galerii on mõeldud ikka selliseks aastaringseks ja pikema perspektiiviga. Ja, me tahaksime seda jätta igaveseks, aga leping on praegu aasta lõpuni.
No ma kuskilt kuulsin, et Haapsalu tahab endale kohvikute pealinna tiitlit saada. Mis pilguga hiidlased selle peale vaatavad, sest Hiiumaalt see kodukohvikute traditsioon ju lahti läks, nüüd on igas teises Eesti linnas on suur kohvikute päev ja kõik teevad koduhoovi uksi lahti ja meelitavad inimesi kohvi jooma, et kas te nagu annate ilma võitluseta selle tiitli ära või? No ega me siis väga kadedad ka ei ole. See, et Pärnu on suve pealine, tähendab, et meil on suvi ära võetud, eks ju. Et kui ma nüüd niimoodi tõsiselt ütlen, siis mõnikord on selline olukord, kus tahaks, et viidataks ikkagi meie algatusele. Kust idee pärit on, jah? Jah, et kust see pärit on ja et tegelikult ka seda, et kui siia tullakse ütleme meie kohvikute päeva nautima, et siis nagu ei toimuks sellist, see on pikem jutt juba siin, ühesõnaga, väga hea, et ka mujal on sellised arenguid ja hea oleks, kui öeldakse, et Kärdlast see alguse sai. Selge, aga kes nüüd lähiajal Hiiumaale satub, siis tuleb üle vaadata Rõõmu osakond, mille filiaalid on siis väga erinevates asutustes ümber Kärdla kesklinna ja nurga taha tuleb ka minna nelja nurgagaleriisse. Ja kui mul on sekund aega veel, ma reklaamiks veel ühte näitust või kahte näitust, mis on Hiiumaa muuseumis Kärdlas Pikas majas, et kui sealt keskväljakult Vabrikuväljakule jalutada, siis meil on päris huvitavad näitust ja minu meelest on eriti praegu vaatamist väärib teenetemärkide, riiklike teenetemärkide väga uhke näitus. No see on teil seotud läheneva suure paraadiga, mis ju Hiiumaal toimub sel aastal. 22. on pidulik avamine, kuigi näitust saab juba praegu vaadata, ja just võidupühaga ja Saabo paraadiga on meil suurepärane riiklike teenetemärkide, Kaitseliidu aumärkide selline, ütleme, ja ka meie kohalike meistrite, Eesti meistrite, käsitöömeistrid, kes neid ordenit, medaleid teevad, et nende tunnustuseks kaasa näitus. Suurepärane, aitäh selle info eest ja ilusat, ehk siis ikka suve ka, mis kuskilt kogu aeg tuleb ja tuleb. Teile ka, head päeva! Head kuulajad, telefonil oli Toomas Kokovkin Hiiumaalt.